Tere, mina olen Moonika. Vaata seda pilti ja mõtle, et millest me täna rääkida võiksime. Kas kevadest, suvest, värvidest, loodusest või hoopis millestki muust. Tegelikult on mul plaanis sulle täna rääkida ühtedest imekaunitest olenditest, kellel on tiivad, aga linnud nad ei ole. Tiivad on ju päris paljudel meid ümbritsevatel olenditel, lindudel, lennukitel, inglitel, haldjatel, aga täna me nendest ei räägi. Mis sa arvad, kellest me täna räägime? Täna õpime me tundma hoopis imeilusaid putukaid. Me räägime liblikatest. Liblikaid on maailmas olemas 160 000 liiki ja Eestis elab neist umbes 2200. Seda on päris palju. Kõik liblikad on erinevad. Näiteks suuruse järgi jagatakse liblikad kahte suuremasse hulka. On pisiliblikad ja suurliblikad. Pisiliblikateks on näiteks koiliblikad, kelle vastsed söövad riietesse augud sisse. Veel jagatakse liblikad ööliblikateks ja päevaliblikateks. Ööliblikad lendavad ringi hämaras ja pimedas, päevaliblikad aga valgel ajal. Meie räägimegi täna päeval ringi lendavatest suurtest liblikatest. Igal liblikaliigil on oma nimi ja välimus. Kas sina juba tead ja tunned mõnda päeval ringi lendavat liblikat? Kindlasti oled sa näinud õues koerliblikat ja lapsuliblikat. Just nende liblikate järgi ennustatakse kevadel tulevast suve. Usutakse, et kui nad kevadel esimesena kirjut koerliblikat, siis tulebki su suvi kirev, mitmekesine ja elamuste rohke. Aga kui sinu teele sattub esimesena kollane lapsuliblikas, siis usutakse, et suvi tuleb ilus, soe ja päikesepaisteline. Minule meeldivad mõlemad variandid. Peaasi, et see suvi ikka tuleks. Eestis elavatest liblikatest on tuntud veel päeva paabusilm, pääsusaba, admiral, taevastiib, ohakaliblikas, keda varasemal ajal tunti hoopis suure koerliblikana, ja leinaliblikas. Jäta siis omale meelde, et looduses on väga palju erinevaid liblikaid, kes erinevad nii suuruse, välimuse, elupaiga kui ka eluviisi poolest. Kõikidel elusolenditel on erinevad kehaosad. Mõnel meist on sarved, saba, lont või veel mõni muu kehaosa. Aga millised neist on liblikatel? Liblikatel on pea küljes tundlad. Neid on tal 2 tükki ja päevaliblikatel on need alati nuiakujulised. Tunnalde abil tunneb liblikas lõhna. Pea küljes on liblikal veel 2 suurt silma ja imilont. Imilont on selline isemoodi suu, mille abil imevad liblikad õitest nektarit. Nektar on nende toit. Kui liblikas parajasti ei söö, on imilont kokku rullitud. Toidu leidmisel on liblikale veel abiks jalad. Neid on tal 6 tükki, just nagu kõikidel teistelgi putukatel. Liblikas tunneb jalgade abil ka nektari maitset. Liblika keha on kaetud soomuste või karvadega. Liblikatel on 4 tiiba. Ka need on kaetud soomustega, mis paiknevad tihedasti üksteise peal nagu katusekivid. Soomused moodustavad tavaliselt liblika tiibadele mustreid. Ühevärviliste tiibadega liblikaid ei ole väga palju. Kõik elusolendid saavad järglasi. Inimesed saavad lapsi, hobused varssasid, lambaid tallesid ja veised vasikaid. Kuid missugused on liblikajärglased? Suvel muneb liblikas taimede külge oma väikesed munad. Liblika munadest arenevad vastsed, keda kutsutakse tihti hoopis röövikuteks. Röövikud on nagu väikesed ussid ja nad söövad nende taimede lehti, mille külge liblikas munad munes. Näiteks koerliblikas
muneb oma munad nõgeste külge ja vastsed söövadki tal nõgese lehti. Röövikute põhiline ülesanne ongi söömine. Sügise saabudes tekib röövikule ümber tugev kest. Vastsest saab nüüd nukk. Nukk ei liigu ega söö midagi, kuid nukukesta all toimuvad tohutu suured muutused. Kevadel see tugev kest praguneb ja sealt lendabki välja uus liblikas. Seega pole liblikalapsed üldse liblika moodi. Liblikast saab liblikas alles pärast seda, kui ta on olnud muna, röövik ja nukk. Täna rääkisin ma sulle liblikatest. Ma usun, et sa õppisid juurde ka midagi uut. Mida sa nüüd tead liblikate kohta? Nüüd on aeg sind proovile panna. Katseta, kas sa saad hakkama nende ülesannete lahendamisega. Ülesandeni jõudmiseks on sul 2 erinevat teed. Sa võid võtta oma nutiseadme ja proovida ülesanne avada QR-koodi abil. Või teine võimalus on avada ülesanne arvutis, kasutades slaidil antud linke. Aitäh, et sa mind kuulasid ja kaasa mõtlesid. Head nuputamist!